Milliseid tuleohutusnõudeid peab koduomanik järgima ja kust ta selle kohta infot saab? Kindlasti peab järgima kõiki tuleohutusnõudeid, mis kodudesse ette nähtud on. Et selle kohta infot saab Päästeameti kodulehelt. Et seal on meil väga palju juhendid ja juhiseid, mis koduomanikke aitavad. Aga kindlasti üks väga oluline, mis on meil eluliselt tähtis igale ühele, on suitsuandur. Ja suitsuandur peab olema igas majapidamises. Parim on, kui ta oleks igas magamistoas. Nõue on see, et ta on igas eluruumis. Ehk siis sisuliselt, kui me räägime korterist, siis peaks olema nagu üks suitsuandur, aga kindlasti ei tasu suitsuandurit panna kööki, sest seal ta võib hakata siis andma, ütleme, natukese praadimise peale häireid. Kindlasti on see koridor ja magamistoad on need kohad, kus ta korteri puhul võiks olla ja kui on eramud, kui on kahekorruselised eramud, siis oleks ikkagi hea, kui ta oleks 2 korrusel mõlemal. Ja tänaseks on suitsuandur juba 10 aastat kohustuslik ja paljud suitsuandurid, nende eluiga lihtsalt on otsas. Et tuleks hakata vaatama, mis teil tootja juhis ette nägi, kas see oli 7-aastane, 10-aastane eluiga, et kindlasti vaadake üle, vahetage oma suitsuandurid välja. Kontrollida ka ikkagi korra kuus, kas see suitsuandur, mis seal laes on, kas ta tõesti toimib. Aastast 2022 saab kohustuslikuks ka ahjuküttel olevate eramutes, kodudes vingugaasiandur. Tegelikult vingugaasi võib tekitada ka täiesti tavaline toidu kõrbamine ja muidugi enamasti on see peamine vingugaasi põhjuse andjaks see, et pannakse liiga vara siiber kinni ja ka see tekitab vingugaasi, mida me tegelikult ise ei märka enda ümber, meie tervis saab kahjustada. Ja kui see kontsentratsioon läheb väga suureks, siis võib ka saabuda kõige hullem ehk siis inimese surm. Et kindlasti see aitaks meid kõiki, kui me paneksime endale kodudesse suitsuandurile lisaks veel ka vingugaasianduri. Vingugaasianduri asukoht, kuhu see paigaldada, on kindlasti kirjas tootja juhises, et see tuleb tootja juhisest järgi vaadata, et seda ei saa alati üheselt öelda, et kus see täpne asukoht tal olema peab, et see on tootja juhises kirjas.